Tere! Tänases saates on külas Vello Kepart, kes on bioloog ja räägime säästvast metsandusest. Tere, Vello! Tere! Ma kõigepealt küsiksingi, mis asi see säästev metsamajandamine siis on? Sest me kuuleme eriti praegusel ajal, kui raieid on hakatud peatama pesitsusrahu tõttu või ütleme lindude pesitsemise tõttu, kui on teated tulnud mingitest konkreetsetest raietest, et see on majanduslikult just metsamajandajatele halb. Aga kuidas see säästev metsamajandamine käib ja kas on võimalik siis tegelikult metsi majandada nii, et raierahuga pidada? Siin on siis see, et metsade majandamist saab teha mitmeti ja üks võimalus on teha seda ainult nii-öelda raharaie abil, mis tõttu ei arvestata seda, mis metsast tulevikust tuleb ja minnaksegi ära. Ja küll ta ise siis taastub see mets. Aga teine võimalus on siis see, et me kasutame metsa nii, et mets jääb ka tulevastele põlvedele. Ja siin on, toon siin ühe näite, mis asi on metsahoid. Et Andrei Matisen 25.1925 avaldas niisuguse definitsiooni, et metsahoid on võitlus metsa hävitava inimesega, ka metsaomanikuga, eks ole. Ja tähendab peaasjalikult kaitsekorraldust metsaalal hoidmiseks metsaomaniku enese piiramata omakasu püüdest juhitud metsa hävitamise vastu. Võt siit tulenevadki nüüd kõik võimalikud need looduskaitselised, keskkonnakaitselised ja muud piirangud. Ka metsaseadus tegelikult piirab palju asju, et me metsa kasutades metsa ei hävitaks. Aga kui me räägime nüüd säästvast metsandusest, siis seda on defineeritud niimoodi. On siis metsa majandamine, mis arvestab puidu saamise kõrval ka siis ökoloogiliste ja sotsiaalsete väärtuste säilimist. See tähendab pikaajalist kavandamist, kus tasakaalustatakse ökosüsteemide ja maastike nii kaitse kui ka kasutus, lähtudes metsataluvusest, et kas mets siis talub või ei talu. Kui ei talu, siis neid töid ei tohi teha. Tagatud peab olema metsaökosüsteemi toimimine, mis on väga oluline. Metsade elurikkus, millest just pesitsusraadioga räägib, tootlikkus on siis majanduslik pool, eks ole, aga ta toodab ka hapnikut, näiteks uuenemisvõime, elujõulisus ja mitmekülgsed metsahüved, nagu räägitakse, ökosüsteemi teenused ehk eesti keeles metsahüved, kõik võimalikud ja see on niivõrd lai amplitud. Seda varem, ütleme, 10-20 aastat tagasi veel ei räägitud, aga praegu on väga aktuaalne. Ma kordan lihtsalt üle, et kas ma sain õigesti aru, et põhimõtteliselt, mida teie tahate öelda, on see, et metsa on võimalik majandada nii, et sa ei kaota seda metsa ära, ehk siis ei tee lageraiet ainult. Jah, et see lageraie kaotab ju kogu ökosüsteemi ära selles piirkonnas, kus on lageraie ja eriti hull on, kui on lageraie ikkagi üle 1 hektari. On 2 hektarit, jakne küll 2 hektarit, aga see on ju 200 korda 100 meetrit, et niuke ala. Aga tehakse ju 10 hektarit isegi suuri lageraielanke, vartal võetakse peaaegu korraga maha. Siis sellest elustikust, mulla elustikust, siis mükoriisast, kõigest sellest ei jää suurt midagi järgi. Ja mets hakkab uuesti, püüab siis hakata taastuma, ka see taastumine selleks, et samaväärne mets uuesti, selleks kulub mitte 10 aastat, mitte 100 aastat, vaid 300, 400, 1000 aastat. Ja võt siin ongi see, et kui me teeme väga väikest lageraielanki, kus lihtsalt, et näiteks pimedas ei uuene mets kuidagi moodi, siis sellest me saame veel aru. Aga miks tehakse 3-7 hektarit praegu lubatakse lageraiet teha korraga? Sellest minu mõistus enam ei võtta.
Mainisite sellist sõna nagu mükoriisa. Miks see oluline on? Mükoriisa võrgustik on siis selline, mis on nähtamatu osa mullas ja seal on siis juured, erinevate liikide, puude juured, taimede juured, kõikvõimalikud taimed, siis seened, seeneriik, eks ole, pluss bakterid ja nemad moodustavad sellise ökosüsteemi, mulla ökosüsteemi. Elurikkus metsas ei ole see, mis me näeme, see lind seal laulab, eks ole, puu kasvab, eks ole, et siin on haap, seal on mustikas, vaid see suurem elurikkus on mullas. Ja võt, kui nüüd me ütleme niimoodi, et lageraie, siis tähendab, kui puu võtame ära, juurestik sureb, ühed seened saavad küll süüa, aga mükoriisa võrgustik hävib. Ja sellega hävib kogu see ökosüsteemi toimimine. Nüüd me paneme kultuuriga uue puu kasvama ja nüüd ta peab uuesti selle seeneliigi kätte saama, eks ole, et ta tuleks sinna. Aga see osa seeneliike levivad väga kiiresti, kas või hallitusseen, eks ole, aga osa liike ei levi nii kiiresti ja kui see mükoriisa on korra hävitatud, siis see taastamine võtab päris pika aja. Kahjuks Eestis ma neid põhjalikke selliseid uurimusi ma ei tea, küll aga Eestis avastati ju see krohmseente, see uuringuga, mida uuritakse, mis elavadki tegelikult puude juurte sees ja krohmseened on siis väga olulised seda, et see sama liik, kelle sees ta on, ta tegelikult aitab tema elujõule, aitab säästa ühesõnaga ka parasiitsete seente, teiste seente juurde tulekut. Nii et tegelikult on eluliselt vajalik asi seal sees, mis siis, et ta on nagu parasiit oleks seal sees, aga tegelikult ta on sümbiont hoopis. Kas see tähendab seda, et põhimõtteliselt ilma seenteta kuidagi ei saa? Jah, see on juba ammu, see on juba eelmise sajandi alguses selgeks tehtud, siis kui hakati, tähendab steppides hakati neid tammeridasid istutama, et lund koguda, et vihma oleks rohkem, et ei oleks tugevaid tuuli ja istutati tammed sinna steppi mulda, kus ei olnud varem puid. Mükoriisa puudus ja nad kasvama ei läinud. Sellepärast, et enne nad pidid need metsavööndis pidid need seened jõudma sinna juurestikku, siis nad hakkasid alles kasvama. Okei, sain vist aru, aga tehakse hääl. Hääl kadus ära. Kuulda praegu. Nüüd hakkas. Okei, ja. Et ühesõnaga, kui tehakse see lageraie nüüd on ju ja see mükoriisa nagu lõhub ära, kas see oli siis see kõige esimene põhjus, miks ei tohiks raieid niimoodi kevad-suvel teha, siis on väga pehme, kas on mingi aeg, kus see on nagu lihtsam? No kahjuks on meil talved üsna soojad ja seetõttu on ka talvised raied meil teinekord mudas müttamine. Aga tegelikult kõige ideaalsem aeg oleks, kui oleks maa külmunud, siis tõepoolest see täiesti säilub, aga kui me võtame puu ära ja see puu juurt enam, ühesõnaga puu ei toida enam seent, siis muidugi seen hävib. Ja aga kui me jätame ka lageraie langile, ütleme, võib-olla 50 puud hektari kohta jätame kasvama, siis see juba säilitab paremini seeni, eks ole, et osa seeni vähemalt jääb kasvama. Ja ta hakkab taastuma ka kiiremini. Aga kui me teeme puhtalt täiesti lagedaks, eks ole, siis selge see, et kõik, ütleme, männiga seotud seened on ohustatud. Kuni uuesti tulevad. Ja kui me järelkasvus ka veel, meil on alusmetsaraie, mida ei ole metsaseaduses öeldud või põõsad ja noored puud võetakse maha enne, kui raiemasin sinna läheb. Selleks, et ta näeks seda puutüve, et kuhu kohta selle
selle harvesteri see pea läheb, et ta saab ilusti selle puu kätte. Ta ei näe ju seal lehestikus, eks ole. Talvel näeb siis, kui lehetu aeg. Suvel ei näe üldse. aga see tähendab jällegi ökosüsteemi tugevat häiringut, tähendab ka nende sigimisaegsete loomade häirimist, tähendab ka seda, et teatud liigid kaovad seal üldse ära. Aga kui nüüd keskendudagi sellele kevad-suvisele pesitsusrahu või ajale, et mis need põhjused kõik on, miks seda raiet võiks siis mitte teha ja üldse võib-olla metsatöid või mida üldse tohib teha, on midagi sellist ka? No üks asi, mis häirib, on kindlasti müra. Traktorid ja muud masinad, eks ole, teevad üsna suurt müra ja kuna metsas on see müra, ühesõnaga mitukümmend aastat pole seal metsas masinaga tööd tehtud ja siis järsku minnakse. See ehmatab ka need, kes tegelikult linnas näiteks on harjunud müraga, eks ole. Kui iga päev oleks see müra, siis nad harjuvad teatud liigid. Osad liigid muidugi lähevad kohe minema. Aga just see ühekordne häiring, see on niimoodi, et oi, ma lähen minema, jätan munad, pojad maha ja lähen minema. Üks väga hea näide oli selles, kus ma tegin arboreetumis siis suvel seda kuuse teise rinde raiet. Oli vaja ruumi teha külma õrnadele asjadele. Ja see toimus kusagil pesitsuse ajal ja kui augustikuus läksin lõksudega püüdma siis pisiimetajaid, see metsaosa, kus raie oli toimunud ja üle kuu aja oli juba mööda sellest raiest, isegi 2 kuud vist oli möödas, ei olnud peaaegu üldse leedhiiri. Leedhiired olid sellest piirkonnast kadunud. Järgmine aasta oli leedhiiri sama palju, aga nad kadusid selle traktor, kuna traktor vedas välja seda materjali seal, eks ole, ja see maa väriseb, eks ole, no kui oled sa väike hiir, eks ole, ja maa väriseb, suur müra, eks ole, loomulikult paned minema nii, et elu eest, eks ole. Ja nad ei tulnud isegi 1-2 ei tulnud nad sinna koha peale. Nii et see tähendabki seda, et jäetakse kõik pojad maha, kõik asjad jäetakse maha ja lihtsalt eluhinnaga minnakse minema. Nii et see on üks müraga häire, eks ole. Nüüd, kui me kasutaksime elektrilisi masinaid, siis nende müra on tunduvalt väiksem. Tema mõju on palju väiksem. Põhimõtteliselt häirib ka, kui ütleme suur karu seal lõhub näiteks sipelgapesa, et sipelgaid kätte saada, siis see on ka korralik häiring, aga tema häiringu ulatus on suhteliselt väike. Aga kui masin töötab, nüüd küll öeldakse niimoodi, et aga raiemasin töötab ju ainult 1 öö, eks ole, ja ongi lage. Et häiring on lühike. Aga hästi põhjalik on see häiring. Nii et selles piirkonnas kaovad mõneks ajaks täielikult ära. Milliseid töid siis saab teha? Ongi, tähendab metsa istutamise tööd. Hooldustöid võib viia läbi ka muidugi vähem efektiivsed on kas või suurte mehaaniliste asjadega. Pikatiga küll ei lubata praegu enam metsa hooldada, aga on võsavikat olemas, on suured oksakäärid, eks ole. Ja siis isegi näiteks valgustusraiet saaks teha elektrilise saega, mis on vaikne. Siis on häiringud tunduvalt väiksemad. Aga kui üldse, seda on juba pesitsusraadios ka räägitud, eks ole, et kui me läheme sajand tagasi, siis põhimõtteliselt tehti metsatööd ainult talvel ja suvel olid siis põllutööd ja kui on majandusüksus, siis majandusüksus arvestab erinevate loodusaegadega ja selge see, et ei ole eetiline ja kutse-eetikas on see väga oluline, ei ole eetiline teha suvel selliseid töid, mis siis loomade pesitsusrahu rikuvad. Aga kui nüüd rääkida, praegu oli juttu sellest metsa hooldamisest
Kas kõiki metsi tuleks hooldada, sest tundub küll niimoodi, et metsa tahetakse nagu ilusana aga mis see siis nagu see ilus mets on aga mis on looduslik mets, et kuidas nende vahel nagu orienteeruda? No kui see nüüd on inimese olemuses sees, et enamasti maailma pilt kujuneb välja kusagil teismelise eas, ütleme kuni 20 aastat. Ja see, millises keskkonnas parasjagu sellel ajal ollakse, see on harjumuspärane pilt ja inimene tahab ka siis, kui ta on aastakümneid vanem, tahab ikka seda sama pilti tagasi. Nii et ja kui me praegune põlvkond harjub seda, et igal pool peavad murud olema, no kuidas sa siis selgitad talle, et muru ei tohiks ikkagi igal pool teha hektarite viisi. Või heinatöid tehti alates jaanipäevast, aga praegu on niimoodi, et aga söödaväärtus on väiksem, eks ole, ja nüüd teeme just lindude pesitsusaeg, kui rukkiraegul on pojad. Et mis on siis ilus mets? No ilus on selline parkmets, aga ilus on ka selline, kus metsal on saanud areneda sadu aastaid. Ja kui nendes põlismetsades käia, neid on Eestis ju imevähe, mõni protsent metsamaast. 2, siis ühesõnaga tõepoolest iga puu juures paneb vaatama, ma ei saa mööda minna, nii et see on see, aga peab ka harjuma seda, et ka surnud puu on suur elu, surnud puus on veel aastakümneid elu. Sellega tuleb natuke harjuda ja siis on niimoodi, et muidugi linnas seda surnud puud ei saa püsti hoida, sest tema püsikindlus on väike. Ja kui õnnetus juhtub, siis tõenäosus on väga suur, küll aga puu alla jäämise tõenäosus on palju väiksem kui liikluses surma saada. Nii et ilus on siis hooldatud mets, et inimene tahab näha natuke kaugemale kui ainult seda lehestikku. Noorendikud seetõttu, kui noor mets kasvab, siis esimene aasta on täiesti kännustik, eks ole, siis on rohurinne, siis on tihe lehtpumets, kus läbi ei näe ega kaugele ei näe. Ja selline asi puhkuseks eriti hästi ei sobi. Ei saa isegi metsa seenele minna, sest see on nii tihe. Siis tuleb, kui kuusk on lati eas, siis kuuse all seened küll kasvavad, kuuseriisikaid võib saada, sa ei pääse ligi, sest see on nii tihe oksastik on seal. Maapind on kas paljas või natuke samblaga kaetud ja siis on riisikad seal peal. Et ka see ei ole hea puhkemets veel, aga kui ta on juba üle lati ja keskealine mets, siis hakkab see puhkeväärtus alles tulema. Ja missugust metsa siis inimene tahab, selleks on muidugi väga hea abinõu on siis Kristiina Hellströmi raamat Maastikuhooldus. See raamat, seda kahjuks vist enam müügil ei ole, aga Kristiina Hellströmi raamat Maastikuhooldus, seal annab väga häid nõuandeid, kuidas me maastikut kujundame ja hooldame, et ta oleks ilus. Seal on muidugi aiakujundusest, seal on teede äärte kujundamisest, seal on puisniitude hooldamisest, seal on ka metsa hooldamisest, ka parkide hooldamisest ja kõigest sellest. Nii et see on ülimhea, iga maaomanik peaks seda raamatut omama, sest ei jää kõik meelde, alati pead jälle uuesti vaatama. Ja kui on need maastikuehitajad, nii mõniga on öelnud niimoodi, et praktiliselt on see käsiraamat tal kogu aeg käepärast, et jälle vaadata seal, et kuidas ma siis looduses toimetan, nii et see maastik tuleks ilus. Ja metsamaastiku hooldust, selle kohta on ka tehtud töid ja isegi juhendeid, aga praegu küll RMK kirjades on seal maastiku ilu nagu on mainitud, aga praktilises elus ma praktiliselt ei näe enam. Küll aga eelmisel sajandil teedeäärseid metsi hooldati, kujundati selleks, et see teeserv oleks ilus, metsaserv oleks ilus
sinna istutati neid liike, mida seal ei olnud, ka tammesid, tegelikult pihlakaid, isegi olete näinud tee ääres, mõnikord on lehiseid pandud isegi, mis on väga võõras meie looduse, isegi hobukast on näiteks, on täiesti võõras asi. Ebatsuugasi on pandud, eks ole, need pandi selle maastiku ilu pärast sinna, et mitmekesistada seda. Nii et ühelt poolt ega ei saa öelda niimoodi, et metsa me peaksime hooldama kui parki. Küll aga Eino Laas on kirjutanud väga hästi 2 kõrgkooli õpikus seda, kuidas siis puhkemetsi hooldada, majandada, uuendada, kõik on seal täpselt kirjas. Kahjuks KAH-aladel seda nagu ei oleks loetudki. Ja see KAH-alade asi on huvitav. Ma hiljuti käisin seal Lõhaveres koosolekul ja siis küsisin ka, et kas see on võimalik nagu selle koosoleku käigus teha hoopis selline otsus, et jätta mets raieelsesse olekusse. Ja siis vastus oli kindel ei, et see ei ole see osa, mida nagu läbi räägitakse või vähemalt sellel konkreetsel koosolekul oli eesmärgiks läbi rääkida pigem kust ja kuhu puit vedada. Et selles mõttes jah, see metsade hooldamine ja kas nende siis jätmine raieelsesse olekusse või siis ainult mõeldagi niimoodi, et metsamajandamine on see lihtsalt ära kaotada. Et see on ilmselt selline mõtlemise koht ikkagi. No mul on teine hea näide sellest, et metsaolem Alar Süda seal Narva-Jõesuu lähedal KAH-alal, nii nimetatud KAH-alal on augamets ja jõudsime kompromissini väga kiiresti, sellepärast, et Alar Süda ütleski niimoodi, et see mets ei ole mitte puidu saamiseks, vaid on puhkamiseks. Tema esimene eesmärk on puhkamine, maastiku ilu. Teises järjekorras, et kui me hooldame, saame puitu, kasutame loomulikult selle ka ära, eks ole. Ja tänu sellele ühesõnaga tähendab metsapargi osa määrati sinna siis turberaied ja need suured lageraielangid ja et lageraielangid kokku ei puutuks, sellega siis otsiti võimalusi, et need lageraielangid on 1–2 hektarit suured, mitte suuremad. Et üks oli küll suurem, aga see oli siis nii metsa sees, kuhu inimesed ei satu. Ja see on üks punkt küll, et me rääkisime praegu puhkemetsadest, et väga palju või võiks olla looduses ka selliseid metsi, mida me ei hindagi kõigepealt kui inimeste metsi, vaid kui kõikide teiste liikide metsi, kes siis seal on ja kellel võib-olla on just vaja natuke teistmoodi, et inimene võib-olla ei tuleks sinna või? No elurikkuse hoiu mõistes sobivad väga hästi nii putukatele, seentele, bakteritele, pagan teab kellele veel, siis mikroobe me üldse pole uurinud metsast. Et nendele sobib väga hästi, kui on tegemist puhkemetsadega, kui on metsaparkidega või parkmetsadega, kuigi need mõisted on nii sarnased ja väga keerukas on neid mõtestada. Aga need sobivad, sest need loovad mitmekesise keskkonna ja keskkonda kasutavad siis eri liigid ära ja niimoodi jõuamegi sinna, kusjuures ei ole siis selles puhkemetsas, ei pea olema raieküpset metsa, see sõna raieküpsus puhkemetsas, see tuleks ära keelata, seal ei saa rääkida nii, et on raieküps. Sellepärast, et kui tamm elab või mis tammest me ei räägi, see on 500 aastat võib elada, aga ütleme, männi raieiga on praegu 100 aastat ja natuke vähem, oleneb boniteedist, siis männi eluiga tegelikult on 300–400 aastat. 300–400 aastat ei peaks metsa seal üldse puutuma ja ta on ka alles ja mänd on püsti. Ja siis, kui ta sureb ära, siis läheb veel võib-olla minu eluiga on liiga lühike, et jälgida ühte mändi, millal ta ära kõduneb. Aga see tüvi seisab püsti aastakümneid, võib-olla isegi 100 aastat seisab püsti, eks ole, ja alles siis ta kõduneb täielikult ära. Nii et siis me paneme selle kõike kokku, millal siis
ühe puu eluiga hakkab seemnest pihta, eks ole, ja lõpeb 500 aastat võib-olla männil. Aga meie kasutame alla 100 aastat. No see ei tule kõne alla, tähendab metsa uuendamist. Ja uuendamine on muidugi niimoodi, et kui see suur puu kukub maha, siis see suure puu võra ulatus on nii suur, et tekib korralik auk metsa, eks ole, ehk häil. Ja selles häilus saavad ka valguslembesed liigid kasvada ja uueneda. Ja vot millegipärast praegu kardetakse seda püsimetsandust ehk valikraiet, aga see tuleneb sellest, et valikraie ongi väga keerukas ja seda ei saa ette kirjutada kõike, kuidas seal peab tegema, sellepärast et kõigepealt inimese eluiga on liiga lühike, et sajandeid näha, kuidas mets reageerib ühele või teisele raiele. Ja teiselt poolt iga puu puhul saab kaalutled, et kas jätta või mitte jätta, eks ole, miks pärast ma siis selle puu ära võtan. Üks põhjus on võib-olla see, et ma tahan mingit, kas või ühte palki saada, eks ole, või lootsikut teha. aga teiseks võib-olla see, et ma annan valgust näiteks ühele tammele või mõnele, vot see toomingas nüüd kasvab hästi, aga kui ta varju jääb, siis ta lamandub. Varju jääb kitsaks ja ta lamandub, siis saame niisuguse toominga võsa. Aga kui toomingale ka valgust anda, siis ta on püsti ja õitseb ilusasti ja annab vilju lindudele, eks ole. Nii et seal on metsas konkreetselt tehes on väga keerukas seda teha ja praegused metsakasvatajad, kes hooldusega tegelevad, nad ei ole harjunud seda tegema, kuigi 50 aastat on ju Lahemaa rahvuspark olnud ja põhimõtteliselt lageraie on seal keelatud ja metsad on alles. Jah, see on üks huvitav hirm, mida igal pool kuidagi räägitakse, et mets kukub nagu ümber, kui see temaga mitte midagi ei tee, aga ometi on metsad nagu kogu aeg hakkama saanud, et kuidas nüüd äkki ümber kukuvad? No see, et ümber kukub mitte mets, kuigi ümber kukkunud metsa ma olen ka näinud, sest 1968 oli vist see augustitorm, kus tõmbas metsa maha ja siin hiljuti oli ka siin Pandivere kõrgustikul olid metsatukkad, mis torm niitis maha. aga ilma tugeva tornaadota ikkagi mets jääb püsima. Üksik puu kukub ümber, kui ta on mingisugune kahjustus või keegi kukub talle peale või on seenkahjustused nii peale, et juured enam ei pea, eks ole, nagu praegu saared kukuvad, eks ole, külmaseen võtab alt, pealt võtab siis saare surm ja ta kukub jala pealt maha. Nii puid ma olen näinud, aga enne seda ta seisab nii kaua, kuni juurekava enam kinni ei pea ja praktiliselt niimoodi, tähendab, üksik puu võib kukkuda ümber, aga mets säilib sadu ja tuhandeid aastaid. Eestis on pärast jääaega 8 kuni 10 000 aastat mets olnud. Aga kui on troopilises metsas, siis seal räägime juba kümnetest aastamiljonitest ja ikkagi mets on nii kaua, kuni palmiistandust ei tehta. Ja tuleme selle kevad-suvise raie või siis täpsemalt selle juurde, et miks siis täpselt neid raieid võiks mitte teha. Kas saaksid selle nüüd niimoodi, saaksid kokku võtta need põhjused täpselt? No kevad-suvine raierahu, et ma oma õpikus säästva metsanduse alused analüüsisin, kui õpikud koostasin, et mis need põhjused on, eks ole, kuidas üks või teine inimene on siis kirjutanud sellest. Ja tegelikult see kaalukauss on niimoodi, et kõige tähtsam asi, miks kevad-suvisel teha vähem raieid, on eelkõige seenhaiguste, eriti juurmädaniku leviku vähendamine, juurepess ja külmaseen. Need on kaks seent, mis võtavad ikkagi nii okaspuudel kui lehtpuudel juured täiesti läbi
ja kui inimtegevust raietega, lageraietega või üldse raietega aitab sellele kaasa, siis see ei ole ju metsa kasuks. Siis teiseks, õrnade metsamuldade vee- ja toiterežiimi kaitsmine. Veesooned raskete masinatega tambitakse kinni. Vesi jääb maapinda. Soometsad on siis kaks asi, hakkab soostumine või on see, et inimene kraavitab ja on soometsad ühesõnaga ära kuivendanud. Nüüd on kõdusoometsad. Need on täiesti uus ökosüsteem, mida looduses juhtub väga harva. Tegelikult Lahemaa rahvuspargis on üks pangaalune mets, kus veerežiimi muutus oli enne soo ja praegu on kõdusoo ja seal ei ole inimese käsi mängus olnud. Seda juhtub looduses väga harva, aga praegu on suurem osa soodest on kõik kuivendatud, madalsoodest on jäänud riismed, lodudest on riismed, rabasid on umbes 60% säilinud. Nii et siis ja kui me rääkisime just selle mükorisa võrgustikust ja kui me suvel pehmel ajal, kui vihma on tulnud kõvasti või on kevadel või sügisel, kui on hästi pehme, aga nüüd ka talviti on teinekord pehme, et kui masin vajutab selle mulla kokku, siis see tähendab seda, et kogu selles ulatuses ta need peened juured rebib katki ja siis tulevadki seenid jälle. Nii et ühelt poolt on siis metsamuldade hoid ja veel mis asi. Tähendab, kui on tegemist maapinna ette mineraliseerimisega ehk järelkasvu istutamiseks mineraliseeritakse maapinda, siis tehakse need ribad. Need ribad on vajalikud tõesti, et kui me tahame nüüd kuuske või tamme või ükskõik mis asja kasvatada, siis me leiame lihtsamini üles, selleks on ritta vaja panna. Sest muidu sellest rohelisest massist ikkagi hooldaja ei leia seda taime üles. Ja jälle lõikan maha, eks ole, istutatud puu, eks ole, seal oled sa ikka raha ka kulutanud ja on kahju. Ütled jälle 5 eurot läks, eks ole. Nii et igal juhul metsamuldade veerežiimi ja toiterežiimi kaitsmine, see on üks olulisemaid asju, nii et see võiks olla ka esimese koha peal. Kolmandaks alles panin järjekorda siis loomastikukaitse ja tundlikud vesituspoegimise ajal. Aga nüüd on see, et mitte ainult linnud, vaid ka imetajad ja sealhulgas nahkhiired. Nahkhiirtel on praegu siis väga väikesed pojad, väga tillukesed pojad, niimoodi ei suuda lennata. Esimestel päevadel võivad nad rippuda siis emalooma nisa küljes, kus juures nahkhiir võib lennata isegi 2 pojaga korraga nisa küljes, suudab. Ja kõige ohtlikum aeg on siis nende häirimine juunikuus ja juulikuus. Augustikuus on augusti alguses veel mõned pojad on veel väetid, aga üldiselt augustis enamasti nad juba lendavad. Kuigi siis see nahkhiirte kaitsekorralduskavas pakub välja seda, et on 1. maist kuni 15. augustini on see tundlik aeg. Aga maikuus alles poegimiskolooniad moodustuvad. Poegi veel ei ole. Aga mis siis me häirime, siis ta peab uue koha leidma. Aga tegelikult on nahkhiirtele on vaja tohutult palju neid puuõõnsusi, neid ju majandusmetsades peaaegu ei ole. 1-2 õõnsust hektari kohta, see on olematu. Aga tuleb arvestada ka nendega. Imetajad, kes on kõige massilisem imetaja metsas, see ei ole mitte rebane, see ei ole ka mitte põder, vaid see on leedhiir. Annab suure biomassi. Nagu ma ütlesin ühes näites juba, et leedhiired põgenesid raiealalt mitmeks kuuks, jätavad kõik maha ja kaovad ära.
Siis neljandaks, heade marja- ja seenemetsade ja meetaimede kaitse. Hästi tallamisõrnad on samblikud ja puhmad, mis kaovad kiiresti ära. Ja aga puhmarindega metsad on kõige seenerikkamad ja kõige marjarikkamad. Ja kui nüüd hea, ütleme, mustikametsas teeme lageraie, see tähendab seda, et me uuesti võime marjule sinna minna 60 aasta pärast. Mis talub hästi lageraiet on muidugi pohl. Pohl lageraielankidel annab väga hea saagi, aga kui läheb tihedaks, siis kaob see saak ikkagi ära. Ja viiendaks on veel üks risk, millest on vähe räägitud, on nitraadisaaste riski suurenemine raidmete ja hukkunud elustiku mineraliseerimisel. Kui on suurte lageraelankidega, siis see kõik, mis ära sureb, see kõduneb kiiresti ära ja lämmastik läheb takistamatult põhjavette. Ja kui on see raielank on suur, hektareid suur, eks ole, isegi 10 hektarit teinekord suur, no mis me räägime siis põhjavee kaitsest, aga põhjavee kaitse on tulevaste inimeste joogivesi. Aga ka Eestis on praegu piirkonni, kus seda põhjavett ei ole. Need on praegu toimivad kaevandusalad. Pärnus on merevesi tuli põhjavette. Tallinna, Kohtla-Järve, Sillamäe piirkonnas on depressioonilehter põhjaveel ulatub 20–30 kilomeetri kaugusele. Ja kui nüüd see põhjavesi moodustubki, siis kui ta on veel rikutud, mis siis saab, eks ole. Ja seetõttu siis ongi, et seda pesitusrahu tuleb siis ikkagi säilitada. Nüüd on probleem sellest, et kas teha seda siis 1 kuu, 2 kuud, 3 kuud, 4 kuud või pool aastat või et see on üsna keerukas ja neid terminid on olnud erinevad. Aga mis ma nüüd täna viimati vaatasin sellest Keskkonnaamet kirjutab, et kevadsuvine raierahu aitab hoida metsalinde ja selles artiklis on kirjutatud niimoodi, et 15 märts kuni 31 juuli, aga see on 4,5 kuud. See tähendab 1 kvartal ja natuke rohkem. Peaks need inimesed, kes on seotud töödega metsas, peaksid leidma teise rakenduse, teistsuguseid töid, mida talus oli lihtne teha, aga kui on spetsialiseeritud, ütleme raietööle ainult, eks ole, või raiemasin ainult ühte elementi. No sama on ju ka põllumajanduses kombain. Ta saab ainult suvel ühesõnaga, kui viili valmib, eks ole, saab ainult tööd, aga talvel seisab. Ja keegi ei tule ju selle peale, et... Aga miks siis harvesteri juhte koolitatakse nii, et ei ole kombaineri paberit? Suvele võiks ta kombaineri paberitega töötada põllu peal. See on küll hea mõte ju. Oleks kohe nimisi kõik kuidagi võib-olla rohkem tasakaalus. Mõlemad on hästi tasustatavad ja võib ka ööpäev ringi kasutada. Te mainisite ka sellist väljendit nagu metsanduse hea tava saadet ette valmistades. Mis see on? No põhimõtteliselt on hea tava ju selline, mis on kirjutamata tava, eks ole. Üks kõige tavalisemaid asju, mis siia hulka kuulub, on siis see, et näiteks elava puu vastu ei laota puuriita, mis antakse põlvest põlve, aga kuna inimesed on linnastunud, enam puudega ei tegele, siis loomulikult praegu enam niisugust tava ei öelda lastele ega lastelastele edasi. No rääkimata sellega, et ma olen leidnud ka, kus suured palgivirnad pannakse vastu tammepuud, elavad tammepuud.
ja siis laiutati käsi, noh jah, leitakse ikka põhjendus, miks siis niimoodi tehti, no ei lubatud rohkem teha. Aga nüüd räägi kõigile nende väljavedajatele, eks ole, et niisugune tava, et see metsanduse hea tava siis ja mis me siin üks asi, mis me siin vaatasime praegu, et riigimetsa hea metsamajanduse tava, mis koostati 2002-2003, see on üleval ka RMK koduleheküljel, riigimetsa hea metsamajanduse tava. Ja seal on nüüd kirjas küll niimoodi, et noh, ikka tagasihoidlikega väga ranget asja ei ole, aga ma loen ette. Rakendama uuendusraieid RMK kevadsuviste raiete strateegiat ja siis on mainitud, mis seal on, aga see on aastal 2003, ütleme nii ja natuke edasi. Loobume raiete tegemisest kõikides metsatüüpides, aga ikkagi välja arvatud alusmetsata puhtpuistud sambliku, kanarpiku ja pohla kasvukoha tüübis. Seal, kus alusmetsa ei ole, ehk põõsaid ei ole ja noorendikku. Et seal nagu võiks, sest seal pesitseb vähem. Metsa patoloogide soovitusel teostame sel perioodil ainult sanitaarraieid. Seda on mõeldud seda, et kui on üraski rüüste koht, nagu eelmine aasta tehti, et kui on üraski rüüste, siis nende üraski küünispuid võib langetada. On mõeldud seda. Järgmiseks, loomastiku linnustiku häiringu faktori vähendamiseks teostame suvisel perioodil uuendusraieid. Reeglina teede äärsetes kuivade pinnasega okaspuu puistutes, eelistades masinraie tehnoloogiat, mis toimib kontsentreeritud ja lühikese perioodi jooksul. Siin mõeldakse seda, et see raiemasin teeb tõesti kiiresti töö seal mõne tunniga võib-olla ära, aga see kahju on tegelikult pesa juures. Kuna ma olen ka rõngastaja olnud, siis oli kindel reegel, kuidas ta neid häirida võid teaduse huvides. Üle tunni sa ei tohi pesa juures olla, sest siis pojad jahtuvad ära ja kukuvad. Ja pärast seda on niimoodi, et kui vanalinnud ei julge ka tulla poegi toitma, siis nad jäävad nälga, eks ole. Nii et kaks põhjust, üle tunni aja. Nii et siis peaks kirjutama selle masinraie puhul, eks ole, et pool tundi võid tegutseda, siis ole vait. Nii, vähendame juunis tehtavate hoolduste mahtu ja planeerime senisest enam juulis, augustis, septembris ning oktoobris. Et no, siis jääb see mai ja juuni jääb nagu vabaks, eks ole, et juuli, augustis, septembris, oktoobris teeme rohkem. Eesmärgiks on mahu ühtlane jaotus alates maist kuni oktoobrini, mis tagab loomastiku ja linnustiku häiringu vähendamise. Loobume kaitsemetsades valgustusraiete tegemisest mais ja juunis. Või siis, kui kaitse-eeskiri ütleb teisiti, siis selle, nii nagu ta on. Aga noh, see on nüüd mingil määral ajalugu, aga noh, heas tavas on ta niimoodi kirjas olnud. Ja praegu on ta ka üleval, kuigi seda dokumenti peaks uuendama, sest uued teadmised asjad on ju peale tulnud. Ja, kui seda kuulata, siis tekib selline tunne, et see on selline poolik, et soov natukene võib-olla teha ja öelda, aga kas sellel päriselt ka mõju on, seda tegelikult ei tea justkui. Aga kui palju, ma küsin vahele, kui palju linnustik üldse on vähenenud, metsalinde, kui palju on vähenenud? Nii, ma olen ise ka tegelenud siis üle 25 aasta juba selle haudelindude punktloenduse. See tähendab seda, et 20 punktis, 20 erinevas punktis 5 minuti jooksul registreerin kõik linnud, mida näen, kuulen ja põhimõtteliselt kaardistan. Ja niimoodi aastaid järgi täpselt samad punktid. Eestis on tehtud seda alates 1983, nii et üsna pikk rida, 1983 kuni 2018
on metsalindude arvukuse muutused ja seal on siis väga paljud liigid on olnud need, mis on, arvukus on väga väike, seetõttu andmepank on väikese arvu juures on väga suured vead ja siis need on välja jäetud. Aga 53 liiki umbes 100 metsaliigist on siis 53 liiki suudetud siis analüüsida läbi ja kõikuva ehk fluktueeruva siis selle arvukuse on olnud 7 liiki. Stabiilsed on olnud 26 liiki. Suurenenud on ka 6 liiki. Aga arvukus on vähenenud 14 liigil. Ja metsalindude arvukus summaarselt tähendab paaride arv on vähenenud nende aastate jooksul 1983 kuni 2018 26%. Nii et kui arvati, et ühesõnaga vähenenud on, kuna seal on veaprotsent juures, eks ole, siis vähenenud paaride arv on 42 600 kuni 58 800. Et 42 500 kuni peaaegu 60 000-ni. See on vähenenud ja üks nendest põhjustest on loomulikult ka suvised raied. Üks nendest, aga neid põhjuseid on muidugi palju. Ei ole ainult seda, et raiutakse. Aga see on nüüd teine töö, mida siis Marko Mägi tegi. Seal on siis öeldud, kui palju on konkreetselt vähemaks jäänud teoreetiliselt, aga see on ka statistiline mõtlemine, eks ole. Aga kui nüüd päris liikide juurde minna, see liigi nimekiri mul on siin, et sellised metsaliigid, kelle arvukus on siis vähenenud, on tõestatud, see on laanepüü. Huvitaval kombel on ka turteltuvi, mis ise ta avamaastikul toitub, aga metsade servades ta pesitseb, metskiur, võsaraat, vaenurästas, siis lehelinnud, metslehelind, väikelehelind, salulehelind, pöialpoiss, mis on väga sage kuusikute lind, mustkärbsenepp, salutihane, tuttihane on männikute lind ja meie tavaliste need, ütleme siis majandusmetsade männikutes ei ole puuõõnsusi, kus ta saaks üldse pesitseda. Nii et kui on siin kirjurähn on teinud talle kusagil männi sisse pesa ja seda juhtub harva, siis ta saab seal olla. Nüüd eelmine aasta oli tuttihasel huvitavalt arvukus oli natuke kõrgem, aga muidu oli ühtlaselt langes. Metsvint, mis on kõige tavalisem metsalind, massiline lind ja tema arvukus on oluliselt langenud. Siisike, okasmetsade tüüpiline lind. Aga siis on ka veel Meelis Leivits 2019 koostas ülevaade metsadega seotud linnustiku seisundist ja seal on täiendavalt eelnevalt mainitutele veel mainitud statistiliselt on tõesed langused sellised teder, üsna oluline, metsis me teame kõik, need on nüüd, metsis on muidugi haruldane lind, seetõttu ta punktloendusega ei tule kõne alla, need on teiste seiremeetoditega, kanakull, kuigi mulle tundub, et nüüd on ju kanakull elab ka Tallinna linnas, aga metsades on vähe. Nõmmelauke, väga ilusa lauluga lind, aga ja nendes praegu ka RMK metsades, kuna nad kasutavad palumetsi ja nõmmemetsi, seal ju pesitsusrahu ei ole. Hallrästas, massiline lind, miks ta langenud on raske öelda, puukoristaja. Nii et kokku sai 20 liiki. Peale selle on ebaselge on langus veel väänkaelal, halb ja rähnil, nõlva lehelinnul, sabatihasel ja graafikult paistab, et nagu väike põõsalind ka ja peoleo oleks, aga
statistiliselt on ikkagi stabiilne veel. Ja see, ma saan ise väga hästi aru sellest, et põhjuseid on alati igasugustel juhtumistel, lihtsalt kui elu paika ei ole, siis ilmselgelt ei saa ka see liik seal elutseda või elada. No üks näide oli, ma ei mäleta muidugi peast seda aastat, aga üks näide oli ühel aastal, kus ma läksin siis päris algusaastatel. Läksin metsa siis punktloendust tegema ja Salu Lehelind, kes on täiesti peaaegu igas punktis kuulda. Ja tollel aastal üldse ei olnud. Ma küsisin siis ornitoloog Heino Veromanilt, et milles see võib asi olla. Ta ütles, et tõenäoliselt oli Aafrikas nii suur nälg, et nad ei läinudki rändele. Ja veel üks asi, tähendab, kui oli, ma ei tea nüüd peast nimeta seda aastat, kui tuli siis aprilli lõpus, jüripäeval tuli lumi maha ja see kestis mai alguse, esimene nädal oli veel lumi maas. Siis punktloenduse tegemisel nägin seal väga ilusat asja, et arvukus langes punarinnul, painurästal ja võsaraadil. Ja see arvukus taastus pärast seda, et kuna nad kevadise lumega said hukka, nad lihtsalt nälgisid ära. Taastus alles, tähendab 3 aastat olid arvukus maas ja 4. aastal oli taastunud. Et nii need suured jõnksud tulevad arvukusse. No inimtegevusena selles mõttes, et me ei saa ilmselt kontrollida nälga kuskil teisel kontinendil või ilma, aga iseenda tegevust me sellegi poolest veidi võib-olla saame. Aga nüüd saate lõpuks ma lihtsalt küsiks veel, et millest jäi rääkimata? Et lihtsalt mingi äkki, mida ma ei küsinud või midagi, et siis praegu nii-öelda vaba mikrofon. Ma võtsin ka väga häid sõnastusi, et põhimõtteliselt on see hea tava lugu, et metsandussektori head mainet saab hoida ja taastada. Praegu on nagu maas, eks ole, see metsanduse häid tavasid järgides. Aga see tähendab õppimist ja arvestamist loodusega. Siis ja siis lõppu üks väga hästi sõnastatud Heike Tammekännu ütlus 10. juunist sellel aastal. Järglaste saamine ja kasvatamine on looduses kõige tundlikum ning olulisem aeg, kuhu suunatakse väga palju energiat. Sellesse ei tohi suhtuda kergekäeliselt. Meeles tuleb pidada, et kõikidel meie looduslikel liikidel on õigus elule. Väga-väga ilus mõte siia lõppu. Aitäh Vello saatesse tulemast, aitäh kõigile kuulajatele ja vaatajatele ja loodame, et pesitsusrahu saab kõigis metsades võimalikuks.